Betty Alver. Kui sündida ja elada Jõgeval raudtee kõrval, on 2 võimalust: saada kuulmiskahjustus või sõita rongiga Tartusse, visata tee peal korallid Emajõkke ja hakata Eesti üheks parimaks luuletajaks. Et sellega hakkama saada, tuleb olla arbuja. Tuleb julgeda olla siiras, õnnelik, vaba ja laisk. Kõigepealt oli ta selline teise maailmasõja eelne ikkagi väga stiilne kuju, tõeliselt kaunis naine. Kaunis ja tark naine, kelle luules kehastus selline eriline selgus, täpsus ja väga meeldejäävad kujundid. Nii et temaga tuli kindlasti Eesti luulesse jälle üks väga tugev uus naishääl. Ta ju oli sunnitud vaikima luuletajana, ta oli sunnitud oma elu pärast kartma ja ta jäi iseendaks. Selle ainsa juurde, mida nagu Ristikivi ütles, et kui meilt kõik on ära võetud, siis meile jääb meie südametunnistuse vabadus. Betty Alver kindlasti oli selle südametunnistuse vabaduse kandja. Kui nii mõnigi looja on nagu printsess Erneteral, küll pole kuuseis loomiseks küps padi, torgid, tekk on kare, siis Alveri elu ja looming räägib vastupidisest. Isegi kui aeg on selline, mil vaim on vardas ja väntab härg, ka siis, kui linn on sodiks pommitatud, on nälg, mees istub vangilaagris, jääb ta poeesia juurde. Ei vaibu, ei vaju tuhka, looja läidetud luuleread, kui ta ise põrmu ei pilla oma süttivat sulepead. Punasel perioodil sattus Alver põlu alla, ta heideti Kirjanike liidust välja. Stalini surma järel kutsuti teda küll tagasi, kuid Alver vastas: omal ajal ei andnud ma avaldust väljaastumiseks. Nüüd on raske anda avaldust sisseastumiseks. Teatavat sorti liit tekib Alveri juurde koju. Salongist saab lausa meka. Jumaldatud klassiku juurde hakkavad voorima noored luuletajad ja loevad talle oma tekste. Kas Alver mõtles sel ajal, oi kui kenad ja andekad noored, või hoopis küll on tüütu, miks nad siia tulevad? Seda me ei tea.